Nii, tervist piljarduhuvilised. Tervist ka minu poolt. Nüüd oleme Hill piljardiklubis ja on võimalus vaadata Eesti meistrivõistlusi poolfinaali 8 pallis. Ja mängivad Rafik Adigesalov ja Eltsin Sabitov. Kommenteerimas on siis Karel Kaarna ja minu Peep. kõrval on Peep Koitlep. Ja samal ajal on teise laua peal teist poolfinaali mängimas Mihkel Rehepap ja Aleksandr Jermikimov. Võib-olla paljud ootasid siin poolfinaalis Deniss Grabet, aga veerandfinaalis õnnestus Rafikul Denist võita seisuga 7-5. ja et vaatasin ise ka seda mängu ja Rafik tegi väga kõva lõpu seal, et väga kõva tulemus kindlasti. Aga kuulid on ümmargused. Täpselt. Nii, avalöök on tehtud. Nii, mis siit tundub nüüd? Midagi kukkus sisse. Rafikul on nüüd... Tundub, et mõlemad mängivad praegu, et nii triip kui värv on nagu täiesti lahti. Pigem nüüd vaadatakse, et milline kuul siit ava mängimiseks nagu kõige parem oleks. Et tundub, et see triip sealt kas mängib 4 tagant 13. Jah, 8 palli formaat on siis võib-olla kõige levinum just nagu tavamängijate seas, et on triibulised, ühevärvilised ja must on viimane. Professionaalsel tasemel seda mängu väga palju ei harrastata, et siin on jah, pigem siuke pubimängijate mäng rohkem. Ja homme mängitakse siis 9 palli, mis on maailmas enim levinud võistlusformaat. Tundub, et Rafik valis siis triibulised kuulid. Ja vaatame, hetkel siin probleemi ei näe. Et võib-olla võtmelöök on siin, vaatan kohe, et see 15 seal keskel, et peab sinna hästi mängima. Ma ei tea, kas räägime Karel natuke reeglitest ka. Kordame üle, kes veel ei tea. Kindlasti. Peep lase käia. Et avalöök lüüakse köögist joone tagant ja kui mingi kuul läheb sisse, siis see annab õiguse valida laual järgmist kuuli. Oi, praegu oli kõvasti õnne Rafikul. Oli näha ka, et ta vabandas, tõstis korraks käe. Ja siin üritas kohe seda sama probleemset palli, millest meile rääkisin, kohe rohkem mängitavaks lüüa. Aga praegu ei tulnud selle välja. Ja nüüd uuesti üritas ja taaskord ebaõnnestus. Et nüüd suhteliselt lihtsast lauast on saanud siukene... Suht niukene malemäng. Ja et siin võib-olla siin see roosa triibuline, et võib-olla põrget lihtsalt saab lüüa. Midagi muud me siit hetkel ei näe. Ja... Otsustas turmalöögi kasuks. Ja tulemis korraks tagasi veel selle, et peale avalööki, kui midagi läheb sisse, siis see ei tähenda otseselt, et hakkad lööma kas triibulist või täisvärvi, vaid see annab alles õiguse valida kuuli. Ja Jeltsin üritas kohe rünnata nii-öelda kõige raskemat kuuli. Mis tegi Rafiku elu tunduvalt lihtsamaks. Kuigi siit paigutus on omamoodi trikiga. Siit saab tuua ilusti vasaku vindiga tagant.
täpselt nii. Ops, ei, nii-öelda ei olnud õnne. See telepilt natukene petab, et kas see triip mängib siia alla paremasse nurka. Ja et siukene 50-50 praegu ma ütleks. Koolis küll. Nagu näha, siis Rahvikule ka väga ei meeldi. Endale ka ei meeldis. Aga selle pildi järgi tundub, et see mängib ilusti. Ta tahtis lihtsalt, et see nii-öelda räkk ära võetaks. Et räkk on väga levinud professionaalsete piljardisportlaste jaoks, et hoiab kuule hästi koos. Kui keegi mõtleb, mille jaoks see paberilipakas seal laual on. Jah, ja ära võtma seda oli siis rahvusvaheline piljardikohtunik Leedust. Gintaras Petrovas. Oi. Nagu näha, ei olnud kõige lihtsam löök. Aga ka Jeltsinil siin avalöök, ma vaatan, et esimene löök päris keeruline. Aga kui selle sisse lööb, siis läheb ju elu lihtsaks. Ahah, tegi väga kavala löögi, et lõi Rahviku kuuli sisse ja Rahvikul on praegu nagu näha ainult üks triip laual, aga seda on väga keeruline lüüa. Ma eeldan, et Rahvik läheb tegema mingit turvalööki. Ja et kui siin võib küll põrget proovida, aga nagu näha, siis sellest mingit kasu ei ole, sest peab ka musta hiljem lööma. Ja must sinna taha aukudesse väga ei taha mängida. Täpselt. Jah, kui mõni mõtleb, et ei tea, miks ta seda küll proovima ei läinud, siis siin on ikkagi oluline valge paigutus järgmise kuuli peale. Ja Rahvikul see järgmine kuul ongi viimane must kuul, 8 palli. Nüüd ta lõi siis oma kuuli sootsale positsioonile, et kui Jeltsin peaks ühe võimaluse veel jätma, siis on üsna kindel, et siin Rahvik saab väga hea võimaluse. Jeltsinil oli ka siis paras triller selleks jõudmiseks poolfinaali. Et Rainer Laariga mängisid Tartu poisiga. Ja seis jäi 7-6. 6-6 oli. Et väga põnev lõpp oli. Ja kindlasti. Vaatan, et meil on ka siin nagu väga, väga rabe algus on, et mõlemad proovivad, aga... No natuke paneksin selle, kui mõni mõtleb, et miks ta mööda lõi, siis mängitakse praegu Brunsvik turnament laua peal, kus on ka väga kitsad augud. Et see ei ole nüüd see, kui kuskil tavalaua peal mängida. Et võib-olla siin võib mängu kvaliteet ka mõne koha peal natukene madalam olla. No ma arvan, et mehed saavad alles soojaks. Ja, seda kindlasti. Aga nüüd ma vaatan, et Rahvik kas läheb täitsa hüppelöögi peale. Jah, ta ei näe otse seda. Aga ma ei näe siit väga võimalust, et mustale tuleks välja. Ja eks siis ka. No tegelikult on Jeltsinil laud ees. Kõik kuulid on lahti. Löö ära, must viimasena ja oled esimese võitnud. Lihtne mäng, eks. Järjekorra peab õige valima. Ja, aga nüüd on juba kuulid väga soodsalt esimest korda selle esimese mängu jooksul. Siit on juba päris raske eksida. Vähemalt näha, kus on võimalik eksida. Jah, favorit siin selles matšis on kindlasti Rahvik, aga samas kui Rahviku enda eelmises mängus Dennis Kraabega oli vaieldamatu favorit Dennis, siis ega enne me seda lõpptulemust ei tea, kui kõik kuulid on sees ja mäng läbi.
ja aga esimene mäng tundub, et läheb juba Jeltsinile, et siin ei ole enam midagi teha. Selle taseme juures. Ups. Läbi postida. Aga siit tuleb kindlasti ära. Siin ei ole väga vaja pingutada ka, et musta peale saada. Nii. No, Natuke üle, aga ei ole hullu. Saab ilusti väikse peale vindiga veeretada lihtsalt sisse. ja seest ongi. Nii. Mängime siis 7 võiduni. Jeltsin asus 1-0 juhtima. Avalöögid kordamööda. Ja mängud käivad siis meil Telliskivi asumis, Hill piljardiklubis, mida paljud mängijad väljapool Eestit isegi, kes on käinud siin mängimas, on nimetanud Põhjamaade parimaks piljardiklubiks. Oma laua kvaliteetide, kuulide poolest. Kui keegi küsib, mida see Hill tähendab, siis see tähendab seda, et olenevalt mitme võiduni mängitakse, näiteks praegu mängime 7 võiduni, siis 6-6 seisu nimetataksegi Hilliks, et mõlemal on nagu ühte võitu vaja. Mõlemad on mäe peale jõudnud. Jah, täpselt, et niimoodi on see klubiga nime saanud. Ja siis Rafik Kadigasaalov on sellesama Hill klubi mängija. Ja kui üks omanikest, kui ma eksi. Jah, nii see on. See on Jeltsinis triibulised kuulid, hetkel probleeme ei ole, aga nagu näha sellest kaamerapildist, et siin 10 on praegu on kõige keerulisem kuul, et peab juba varakult mõtlema, kuidas sellest probleemist lahti saada. Seal on teine kuul on kõrval ja seda sisse lüües saab võib-olla natuke parandada seda positsiooni, et jätkata tunnet. Ja nüüd ta üritaski jätta sellist nurka, aga tundub, et jäi natukene liiga otseks. Kohe saame näha. Täpselt ei oska öelda selle kaamera nurga alt. No, natuke alla vindiga tagasi, siis keskele ja sealt saaks nagu lahti mängida. Ja tavaliselt tasub selline probleem lahendada kohe alguses, et jätab sulle natuke eksimisruumi. Nagu näha, siis nurk oligi täpselt otse ja nüüd on juba väga keeruline selle 10 kuuliga midagi teha. Vaatame, mis Jeltsin siit välja mõtleb. Ütleme, et Rafikul siis, kui ta lauda pääseb, Ja eksiski. peaks olema juba oluliselt lihtsam, kuna vastase kuulid on eest ära, need ei sega nii palju. Ja et kui tundub, et ühel mängijal on vähem kuule, et tema võiks justkui favoriit olla, siis sellel tasemel on just see, mida vähem kuule laual ees, et seda parem võimalus on laud ära puhastada. Kuigi praegu see ei ole kõige mugavam löök. Ja eksiski. Ja. Ja ikkagi. Ja number 10 seal. Mis sa teed sellega, Peep? No, taha ehk mängib, aga kuidas see tood seal? Ja siin on see valge vaja veel paigutada. Alla, Hoppa, no, see väike tehniline praak. Unustas minu mäletamist mööda, kui kriiti panna siukse
pika alla vindile. aga see tuli kohe peale lööki meelde. Ja kohe läks kriidi kallale. jah, kriit on siis selle jaoks, et kiots tipp ei libiseks siis selle kuuli peal, et ei tekiks sellist kiksu. Ahah, turvalöök. Traffic tegi väga kavala löögi, et mängis seda probleemset kohta siin natuke lahti. Väga palju paremaks ei läinud. Aga samas vastasel ühtegi normaalselt lööki ette ei jäänud. Ja minu arvates oli viga, tabas vastase kuuli ennem ja täpselt nii. jah, ja siin on siis peale viga on käsipall. Sa võid paigutada selle laual ükskõik kuhu ja lasta siis oma kuuli. Ja nagu näha, Rafik asub kohe seda probleemi lahendama. Jeltsinil oli ka see võimalus, jättis selle lõppu. Ja nagu näha, see ei toonud edu. Et praegu on juba suur favoriit Rafik siin. Ja väga täpselt praegu kahele välja. 8 palli võlu ongi see, et lööd ühelt poolt kuulid puhtaks, lähed teisele poole lauda ja tundub väga lihtne. Aga minge proovige, ei ole nii lihtne see käigus. ei ole küll, jah. Eriti nüüd selle laua peal, et kellel on huvi, siis võib alati tulla siia Hill piljardiklubisse ja proovida selle laua peal mängida. Siis saate aru, et mingil põhjusel need kuulid ei kukugi enam niimoodi lihtsalt sisse. Oli natuke suurem nurk, kui ta tahtis peale vindiga tooma läbi poorte. Või Ja täpselt nii ilusasti tõi. natukene suur nurk, aga peaks ära lööma. Ja keegi praegu mõtleb, miks Rafik sealt kuuli ära võttis, siis piljardis on ka siuke huvitav reegel, et vahepeal lihtsalt kuulis on liiga palju auke ja tänu sellele Augus on liiga palju kuule. ja keelab sõlme siin. Aga Seis on 1-1 meil. et ja, kui augus on liiga palju kuule, et siis teinekord võib see kuul lihtsalt välja hüpata. Ja see on täiesti see löök nii-öelda ei loe, kuigi ta käib augus ära. Tuleb alati silma peal hoida. Seis on meil 1-1 ja loodame, et mehed saavad nüüd käima ja näitavad publikule nüüd ka tõelist mängu. Nii ilusti kuulid laiali, aga kahjuks on ka valge sees. Aga valge on kadunud. Ja nüüd võib lüüa sellest joonest, mida te näete, ettepoole. Et tahapoole joont lüüa ei saa. Ja ka kuulid peavad olema sellest joonest ettepoole, et tahapoole ka ei või lüüa. Siin vasakul pool on see joon, mida me näeme. Ja mina arvan, et kes lööb, Jeltsin lööb, et ma arvan, Jeltsin valib siit triibud. Et see 5 on natukene siuke halva koha peal. Ja ka 2. Kindlasti mina valiks siit triibulised. Vahepeal vaatame, kuidas siin Jeltsinil täna üldse läinud on, et ta nii kaugele jõudnud on. Jah, kui ütleme päeva alguses oleks oodanud näha finaalis Markmägi ja Tõnis Kraabet, siis loosi tahtel läksid nad juba varem kokku. Ja sellest mängust tuli võitjana välja Tõnis. Ja, et 6-1 seisuga, et
kohe 16 hulgas loositi need kokku, nii-öelda 2 favoriiti. Aga tuleme tagasi selle juurde, kuidas Jeltsinil läinud täna on. Esimeses mängus kohe võttis vastu kaotuse Rainer Laarilt, keda ta hiljem poolfinaalis, Veerandfinaalis. jah, veerandfinaalis täpselt, võitis. Mis nendel seis oli esimeses mängus? Ja samamoodi Hill oli ka esimene mäng 6-5, väljus tookord võitjana Rainer. Edasi võitis Jeltsin Gert Gnadebergi 6-1 ja Harri Ventselit samuti 6-1. Seejärel üks 16. finaalis loositi ta kokku Stanislav Sajoviga ja samuti 6-1 ja veerandfinaalis, nagu juba räägitud, 7-6. Tegelikult ju suht veenvalt mängib täna. Täpselt nii. Et Peep räägib kohe, kuidas Rahvik siia jõudnud on. Võt otsingi tabelis seda. Karl Mihkelsoniga oli Rahvikul esimene mäng ja tuli alla vanduda seisuga 5-6. Nii, siis järgmine mäng oli Piljarditukkooli kasvandiku Filip Tšunichiniga ja nagu seisust näen, läks ka päris pingeliseks, et Rahvik tuli sealt 6-5 võitjana välja. Nii, ja väga huvitav. Tegelikult seda mängu ma isegi nägin. Oli Tartu poisi Maari Ussariga. Ja Rahvik täitsa Võru poiss tegelikult. Täitsa Võru poiss, jah. Nagu minagi. ja. Et 6-1 võitis Rahvik. Ja siis ta läkski loosiga meil kokku Erki Ermiga. Vahepeal on siin mängu natuke ära unustanud, et Jeltsin lõpetas laua ära triibulistega, et Jeltsin läks juhtima 2-1. Jeltsini kord avada ka. Tundub, et midagi läinud kehakeele järgi. Täpselt nii, Rahvik laua taha. Nii, vaatame, mis siin pakkuda on. Midagi lihtsalt kohe esimese löögina ei ole. Peab siin üle kuulide lööma. Arvatavasti palub kohtunikul räki ära võtta. Ei tee seda. Ja läheb seda 4 keskele lõikama. Ei ole kõige lihtsam löök. Aga läheb väga hea löök. Ja tundub, et värvid mängivad ka kõik ilusti. Mina prooviks 6-2. 1-5. 7. Ütleme siis 1-7-5-3. Ütleme siis Siin niimoodi, alati... et 2 on meil sinist värvi, 1 on meil kollane, 7 on pruun, oranž on 5 ja 3 on punane. Alati, kui mängijad laua taha lähevad 8 pallis, siis nad näevad mingisugust mustrit juba enda ees, et kuidas see laud võimalikult lihtsalt ära lõpetada. Ja sellest ma just natuke proovisin ka arutada. Praegu ta ongi täpselt nii teinud nagu mina. Tundub, et nüüd 7 jäi väikene nurk. Et kas saab lihtsalt veeretada. 5 tundub ka, et kas on natuke kitsas seal. Triibul on natuke ees. Jah, teinekord paar sentimeetrit siia-sinna võib kõik ära rikkuda või paremaks teha. Ja nüüd läks natuke nihu. Tundub, et lööki siin peal enam ei ole. Ei näe isegi mingit võimalust, et siit oleks võimalik
närvideni sisse saada kuidagi. Pakun välja, et üritab Valge paigutada võimalikult kehva koha peale. Paremale sinna natukene jäi Jah, enda kuuli augule lähemale ja puudu. Tahtis võimalikult portesse, et vastasel oleks ebamugav lüüa sealt. jah, täpselt. No mõtlemist on Jeltsinil. Kindlasti, et 11 kuul on see punane triibuline. Selle täitsa punase number 3 Rafiku kõrval. Jah, et peab mõtlema juba varakult, mis sellega saab. Jeltsin praegu läheb puhastab mõned kuulid eest ära ja siis proovib jätta nurka, et saaks rünnata seda 11 Valgega, et see mängitavamaks lüüa. Mingi võimalus on ka kuskil ju peitu mängida. Loota, et saab veaga käsipalli ja siis oleks juba lihtsam sealt seda asja lahendada. Ma arvan, et Rafikul on 2 kuuli laual ja pigem tuleks proovida ikkagi see lahti lüüa, kui sul soodne nurk jääb. Aga kindlasti on võimalik ka peitu jätta, et kui midagi peaks nihu minema. Tundub, et nüüd ta proovib 9-ga jätta seesama, mida ta lööb praegu. Oot täpselt nii. Aga nurk on valele poole. Nurk on väga õige, aga lihtsalt praegu on natuke liiga suur nurk, kui ta lõikab seda 13 tagasi. Ja, ma vaatasin just, et kui 10 pealt lüüa, sest 10 peaks sealt musta ja oranži vahelt läbi minema. Ja seda ta lööma lähebki. 10 on meil siin pool. See oli roheline. 10 oli meil vasaku pool, läks natuke nihu. Ei ole hullu. Aga nii, vaatame. Jeltsin eksis. Aga Rafikul on ikkagi see number 3 kuul, et vaatame, mis ta välja mõtleb. Üks võimalus on lihtsalt minna väikse õnne peale täpselt nii. Ja tundub, et kõige hullemini läinudki. Ja no löök on täitsa peal. Jaa, et see tuleb lihtsalt. Küll käsi tuleb sirge hoida ja tuleb lihtsalt ära lüüa. Jah. Ma arvan, et saab sellega hakkama. Aga sõnusin ära. Läks väike pinge ka peal. Ikkagi kindlasti. Poolfinaal. Favoriidi koorem kanda. Kindlasti mõjutab ka see, et oled 2-1 taga juba. Et kindlasti on mugavam mängida, kui juhid. See 2-1 ei ole veel mingi näitaja. No kindlasti, aga kui sa oled juba... Täna oli ehe näide. Meie noor tulevikulootus Karl Gnadeberg, 12-aastane, ka edukalt esineb siin. Nii. Aga see oli päris hea löök Jeltsinilt. Kas ta tahtiski seda või? Kohe saame. Ma arvan, et ta ei nimetanudki auku. Et 8 pallis sa pead alati augu nimetama. Jah, Rafik ongi lauas. Et ta tahtis lihtsalt seda valget jätta sinna 8 taha. Et sa pead alati nimetama augu, et nagu juhuslikud kobad, need ei loe Rafik. Ja, et praegu oligi näha, et kuul läks läbi teise kuuli sisse ja kindlasti selline asi ei saa Eesti meistrivõistlustel lugeda, kui sa ei nimeta seda. Ja. Nii mul jäi jutt pooleli, et Karl Gnadeberg oma mängus jäi 0-4 taha 6 võiduni. Ja lõpuks võitis 6-4. Et see 2-1 seis, et see ei ole veel midagi. Seda mängu mul kahjuks õnnestunudki vaadata, et kellega ta mängis. Indrek Aigroga. Okay. Vana mängumees. Ja Indrek väga hästi mängis, aga siis võttis ennast noor piljardimängija kokku ja tegi tal ära.
optimistlik Oi, oi, löök, oi, oi. aga õnnestus. Sellise laua peal tavaliselt selline löök ära ei kuku. Aga nüüd jäi väga soodne nurk, et Ja siit võib tulla täitsa 3-1. see löök tohiks probleeme valmistada. Ja kõik löögid läbi nii-öelda nurkade. Ja, aga lihtsalt need nurgad on nii lähedal. Ja seda kindlasti. Jah, nendesse aukudesse näiteks, kui 2 kuuli võtta, siis need kõrvuti panna, siis need siin sisse nagu ei mahu. Kui tavalise laua peal võtad 2 kuuli, lähevad lopsti ja lopsti sisse. Ja see on kindlasti raskem. Nii, ja seis ongi meil 3-1. Rafik on nagu näha, väikest frustratsiooni oli näha. 3-1 taga olla, et ei ole väga lihtne mängida. Jah, siin eelmine nädalavahetus mängiti 14-1 ja seal oli Rafik Tõnis Kraambega oli finaalis, küll vastu tuli võtta kaotus. Ja mängiti ka 10 palli eelmine nädalavahetus. Ja, et eelmine nädalavahetus oli meil siis 2 mängupalli, 2 mänguformaati, et mõlemat võitis siis meie nii-öelda esinumber Tõnis Kraabe. Jah, ja ühel päeval oli tal finaalis vastane Rafik, Adi Kasalov, ja teisel päeval oli Mihkel Rehebak. Jah, täpselt. Oli ka väga põnev finaal. Ja, et see Mihkel tegi väga head comebacki, aga tugevam võttis ikka oma lõpuks. Aga Rafikul on võimalus siin mänguseisu muuta. Ja siit ma näengi ainukes probleemi see number 2, et sellel Peab hästi valge asetsema. Ja number 2 on see sinine seal paremal pool. Et kui sellele soodsalt jätta, nüüd jättis natuke liiga suure nurga juba. Kindlasti sellist nurka ta ei mõelnud. Natuke mõtlemist. No, nagu näha, mehed teavad, mida teevad. Aga mida mina tean, täpselt. Ja nüüd ta avas ka selle number 2 ära. Et halvast löögist sai väga hea löök lõpuks. Kahte vist. Opsti. Vaja lihtsalt sinna ülespoole tuua. Ei tohiks probleeme olla. Väga ilusasti tõi. 2 kuuli veel. Ja tundub, et 3-2. No, ootame selle viimase löögi ära. No, Rafik selliseid asju ei eksi ikka. Ja nüüd peaks ka vist Rafiku oma olema. Vahepeal näemegi meie sponsoreid. Nii, ja homme kõik, kes tahavad oma silmaga näha, mängitakse siis viimane mänguformaat, 9 palli. Ja peale seda on siis autasustamine ja hooaja lõpetamine. Tundub, et Jeltsin võttis siin time-out'i. Ju on natuke närvis, et
Läheb, viskab vett näkku väheke. Vaatame vahepeal, mis teise laua peal toimub. Näen, et Jermik Kiimov siin avalöögist saatis valge auku ja Rehepapal asus kohe kiiresti lauda puhastama. Seisu kahjuks siit ei näe. Tänapäeval nutiajastu, katsume kohe uurida. Nii, oleme pausilt tagasi. Vahepeal sai juba teine poolfinaal läbi. Jah, seisuga 7-2 Mihkel Rehepap võitis. Ja Mihkel on meie esimene finalist. Ja ootab vastast sellest paarist. Nagu näha, siis pillardi mängud võivad kesta väga erinevalt. Samal ajal hakkasid, üks mäng juba läbi ja teine ei ole veel poole pealgi. Et kui kellegi naine peaks kunagi helistama, et kaua sul läheb, siis teadki, et... Ja mees ütleb, et veel natukene, paar mängu veel. Jah, siis see võibki tähendada seda, et paar tundi veel. Et paar päeva veel. Nii. Avalöök on tehtud. Ja täitsa korralik avalöök, et siin on värvilised kuulid väga hästi ees kõik. Vaikselt veeretab number 6 peale, ma arvan. Täpselt nii. Nüüd mängib ka 7 samasse auku. Eltsin võttis pikenduse, mis keeratakse kiile taha. See näitab, et ta lähebki seda number 6 lööma. Ja nüüd arvatavasti number 3 mängib järgmisena. Aha, mängib ikkagi 7. Okei. Tundub, et ei tohiks probleeme olla. Kuigi see 9 võib-olla natuke segab seal praegu. No selle laua peale ei ole see tegelikult kõige mugavam löök. Ja lähebki mööda, tundub. Ja. Kiirustas ka minu meelest. Kohe pani käe laua peale ja kohe lõi. Ja nüüd Rahvikul väga hea võimalus see matš viigistada. Ja nüüd ei tohiks ka nagu probleeme olla.
nagu näha jälle ühelt poolt kuulid ära, lähme teisele poole. ja Must viimasena. Täpselt. Mina arvan, et see mäng on 3-3. Arvan, et Jeltsin võttis natuke valel ajal siin teema. Noh, ja nägimegi, kui ta selle pikendusega lasi, siis natukene paigutus jäi kehvaks. Ja ta jättis sükse pika löögi, et oleks pidanud jääma ideaalne nurk, et järgmine... Oleks pidanud sinu pakutud varianti kasutama. No, oleksid alati, jah. No siin on kõik. Aga no, see Must sükene triki. Rahvik on neid löönud elus tuhandeid. Ja ei eksi, otse keskele, augu keskele. Ja ongi 3-3. Nii, ja nüüd on juba minu arvates suureks favoriidiks siin Rahvik, et 1-3 taga ja 2 kiiret mängu. Öeldakse jah, et taganttulijalt, seisuga taganttulijalt on alati nagu eelis. Jah, vaatame, mis siin edasi saab. Kindlasti avalöögid on väga suur osakaal selles mängus. Nii, ja räägime kuulide paigutusest nüüd seal kolmnurgas. Et olen väga palju näinud, kus pannakse must kuul nagu keskele sinna täpi peale. Aga tegelikult käib esimene püramiidis olev kuul sinna täpi peale. Ja õige paigutus on siis niimoodi, et need tagumise rea kuulid, need peavad olema erinevat värvi, et ühel pool triip, teisel pool üks värv, must keskel ja tegelikult ei olegi ülejäänud kuulide paigutus selles püramiidis üldse oluline. Tihti peale raisatakse nõmedat aega selle kuulide paigutamisega sinna räkki. Mingisugust joonistusi ja asju või kujundeid. Et see tegelikult sellel ei ole väga suurt tähtsust, et iga avalöök on täiesti erinev. Nii, Rahvik avas, midagi ei läinud. Nii. Jeltsin alustas siin laua puhastamist. Triibud on valinud. Hetkel probleemi ei näe. Aga kuidagi tundub, et kuidagi väga närviline on praegu Jeltsin. Tormakas. Jaa, et võiks natukene... Kehakeel on kuidagi näitab, et see on närvis. Võiks natukene tempot maha võtta, et mõelda ja noh, eksiski positsiooniga. Nüüd ongi siuke 50-50. Siuke huvitav nurk ei jää, et vaatame, mis ta siit teeb. Praegu on 2 varianti, kumba kuuli lüüa. Ma arvan, et ta lööb seda 13 oranži triipu. Aga see number 1 on seal natuke kehvasti ees. See nurk on niimoodi, et isegi kui ta seal sisse saab, et kuhu see valge meil veereb. Üks variant on lihtsalt vastu number 1 lüüa valgega. Võt täpselt nii, aga eksis üldse. Isegi paigutus ei oleks tulnud kõige parem, et oleks saanud sinna paremale taha lüüa ainult.
mis ei ole kindlasti kõige lihtsam löök. ja nüüd on jälle Rahvikul see esimene löök on niisugune vähe kauge. Kui see on sees, siis edasi peaks juba libedalt minema. tundub, et Rahvik on oma mängu korralikult käima saanud. väga kindlalt läks lööma. teinekord, kui närv on sees, siis sellised löögid tunduvad väga rasked. Ma arvan, et nüüd oleks õige tegelikult see 7 ära lasta. ja ma arvan, et 7-ga jätab sinna Musta juurde, et saaks 3-ga ära lüüa. et kindlasti vaja sellest 3-st kohe lahti saada, et näeme, et see 13 blokeerib seda paremat. Nii. natuke üle. Ei, väga hea. aga Must aitas väga hästi praegu. no nüüd on juba väga, tundub väga lihtne siin see asi. Lahendab, siin on tõesti siin on mingi 3 varianti vähemalt, ma näen, kuidas seda võimalik lahendada. Nii, 3 kuuli jäänud. ja kõik on nii-öelda augu peal pillerdi mõistes. Võin sulle kinnitada, et ka augu pealt on võimalik eksida. seda me teame. vaatame, kas ta meeldib selle Musta keskele. täpselt nii. väga õige kiirusega ja tundub, et Rahvik läheb kas esimest korda juhtima või jah, esimest korda. 1-0 oli Ja- jõudsin. jah. ja esimest korda, jah. Vaatame, kas tuleb nagu kiirrongiga. jah, vaatame, mis siin edasi saab. Jeltsin tundus natuke närvis, et peab kuidagi ennast maha rahustama. jah, see time out, mis ta võttis, et see tundus, et tegi teda veel närvilisemaks. väga agressiivselt tuli peale ja oligi positsiooniga eksimus. kuigi see laud ei olnud väga keeruline ees. Peab endale meelde tuletama, et 4 mängu võita ja oled Eesti meistrivõistluste finaalis. ja siis tuletan meelde, et finaalis juba ootab ees Mihkel Rehepapp, kes on ka väga hea mängija. kindlasti üks tehnilisemaid mängijaid Eestis. jah, võib isegi öelda, et niisugune hästi ilusa mängustiiliga. et varsti saame näha. jah, Mihklit kindlasti. Ja. kes siit tuleb, see aeg näitab. kindlasti, et mäng muutuda siin ühe löögiga. ütleme, et ei jäänud kõige parem. peale Jaa, avalööki et midagi vaatame, sisse ei läinud. vaatame, et kõik kuulid on seal nii-öelda meie poolt vaadates seal üleval pool, et ühel pool lauda. väga keeruline siin kõik korraga ära lõpetada ühe korraga. nii, eeldan, Siin- et aga tuleb siit saab- peitelöök. ei, siit saab veel lahti. okei. oligi. ja et nüüd näeme seda mängu taktikalist osa. aga isegi kui siit peaks käsi palli andma, siis ma ei näe ikkagi varianti, et kohe võiks selle asja ära lõpetaks. see mäng on tõesti see on nagu malemäng. hea, see on nagu vale mäng praegu. kindlasti ei meeldi see kellelegi. kõigil meeldib ikka kuulid ühe laksuga sisse lüüa. jah, aga et siin võita ei ole see üldse oluline. Näemegi täiesti. Nagu Peep ütles, malemängu siin. Rahvik lükkas oma kuuli sinna augu ette. Jeltsin lükkab jälle tema kuulid jälle peitu. Ja hästi valge jäi kõige ebamugavasse kohta üldse, aga see number 15 muidugi mängib seal. ja omalt poolt võin, teades Rahvikut, siis nendel kaitsemängudel või nendel on hoopis värvid. nüüd ta Jah. paneb sinna roosa taha lukkuma, on suht kindel. ta on jah väga hea kaitselöökide tegija.
tuleb natuke riivata lihtsalt seda roosat õige kiirusega ja siis Jeltsinil ei jää ühtegi lööki. Natuke kiiresti ja Läks natuke palju lõikas ka seda. Aga samas midagi hullu ei ole veel. No jah, ega hullu ei ole. Vaatame seda number 10 ja 9 ja siis on meil Jeltsinil see number 11. Hea löök. Kuidas see nurk on, siit saabki äkki selle 10 ja 9 lahti mängida või? Tundub, et saab jah, et tihtipeale selle kaameraga siin kõige paremini ei näe. No siis jääb veel probleemiks, vaat seda ta tegema läkski. Lõi ühe kuuli lahti, aga teine läks jälle kinni. Ja. Vaat selline mäng meil siis vaheliseks. Tihtipeale see võib väga pikaks venida. 10-15 minutit võivad sellist mängu mängida need mehed. Kumbki ju kaotada ei taha. Nüüd lõi ikka väga mööda selle asja. No ütleme nii, et ega midagi head ei ole siin graafikul ka. No, nüüd näeme, et probleeme on järjest vähemaks jäänud vähemalt. Ehk paari tunni pärast näeme ka selle mängu lõppu. Jah, et ütleme, et see mäng on nagu nüüd tavaline, kui rahvas tuleb õhtut veetma, siis löövad kuule, midagi sisse ei lähe. Praegu tundub väga selle moodi, aga tegelikult see tegevus on kõik läbi mõeldud. Tegelikult kõik mõtlevad, et vastasel ei oleks väga head nagu nii-öelda auti. Ta saaks kohe ära lõpetada. Mina arvan, et selles mängus juba favoriit on Rafik. Oma kogemuste poolest juba, jah. Ei, mina näen lihtsalt seda, et tal on 2 kuuli seal nii-öelda kinni. Aga tähendab, Rafikul on 1 kuul. 1 kuul, jah. Ja, et aga Jeltsinil on 2 kuuli. Teist kuuli sa pead silma, et see, mida ta vist praegu sihib. Ja, et selle ta lõi nüüd lahti. Ja nüüd on tõesti 50-50, et kes selle 10 ja 4 seal ära lahendab. Ülejäänud mäng on nüüd juba päris lahti. 10 ja 4 on siis siin vasakul pool, see roosa ja valge sinine. Täpselt nii. Ega neist kumbki seda nüüd kohe väga torkida ei taha. Mis see Rafik otsustab nüüd teha? Tundub, et läheb sükest kaitselööki jälle lööma. Peep, mis sa arvad, mis siit edasi tuleb? Aga raske näha selle nurgalt, aga tundub, et see 13 lõikab ära. Täpselt nii. Nii, aga mis see meile andis? Ja nüüd jäi väga hea nurk isegi, et see nii, et Jeltsin on väga hea aga võib-olla on natukene väike, ei, tegelikult saaks. Ja, et kui see number 15, siuke pruun triibulisega, mida siin otse näeme. Keskelel. Ja, et kui seda natuke nii öeldakse. Ütleme, et auku varastada ja väike vint näed sinna alla. Aga seda ta ka üritas, aga liiga vähe nagu varastas seda auku. Nii. Ja nüüd on see probleem ikkagi seal jõus nii-öelda. Nii, siit, kas see nurk on natuke liiga suur, et proovida veel korra? Siit peab korraga mõtlema, kuidas jätta. Muidu kui lööd selle 9 sinna keskele, aga lööd august mööda, ise mängid lahti selle 2 palli, siis on kaotus käes. Isegi kui selle 9 sinna sisse lööd ja üritad valget jätta sinna 4 taha, siis number 6 jääb ikkagi, ma arvan. Sellest löögist ei saanud päris täpselt aru, mis ta mõtles sellega. Ma arvan, et Jeltsin on ikka väga närvis.
Sellest lõigist ei saanud üldse aru. nii, Mina Rahviku asemel prooviks nüüd 5-ga see oranž pall, mis seal kõige lähemal valgel on, prooviks sellega jätta valget väga soodsalt number 6-le. nii. Ta proovib kohe hopsti Tegelikult ja kas tundub, et jäigi täiesti jäi grammi väheks siuke jälle nipa-napa. ja raske öelda selle nurga alt siit. Aga minu arvates seda isegi on võimalik lüüa nüüd. Aga Rahvik on sama dialemma ees, et kui nüüd eksib sellega, lööb selle roosa sealt triibuli kui seda seest lüüa ära. saab, siis ta seda kindlasti lööks. Ja tundub, et seda saab lüüa ikka jah, et ta vaatab siin, kuidas jätta lihtsalt järgmisele kuulile. Selle nurga alt. See prilla oleks vaja. Ei näe siit. Ei ikkagi otsustab. Ma arvan, et tundub, et ikkagi ei näe seda piisavalt. hea löök. Mis see meile annab? Mis see talle annab, jah, täpselt. Kaitselöögi vist tegi. Jah, vaata. Ja selles on veel niisugune asi, et sa võid kuuli sisse lüüa. Ennem pead vastasele ütlema, et on kaitselöök. Ja kahjuks me siit ülevalt ei kuulnud seda, et natuke eemal vast lõimust. Ja tegelikult väga hea löök. Nüüd on... Jah, aga ma ütleks ikkagi, et ükskõik mida aga Jeltsin siit ei teeks, et mina ka ei oleks seda sisse löönud. Et ikkagi on väga hea võimalus mõlemal see mäng. Jah, seda rohelist number 6 ei näe. Tahad ma ennustan, mis Rahvik teeb? No, ma arvan, mida mina teeks. Juba ei tee seda, mis ma arvasin. Mina ei näe mõtet seda 4-10 puutuda praegu. Et see jääb nagunii kokku. Kui ta nüüd... Praegu oli napikas, oleks 10 lahti löönud. Tegelikult see oli kasuks oli Rahvikule. Ja, et nüüd see nurk veel suurenes, kust seda sisse saab lüüa. Seda 4 ehk seda roosat on kindlasti lihtsam lüüa kui seda 10 Jeltsinil, sest see vasakule augule on nüüd lähemal see roosa, et nagu tervet üle selle keskmise augu seda 10 lüüa. Nii. Tegelikult nüüd Rahvikul on siuke nurk, et kui ta tahaks, lõikab selle rohelise keskele ja valge peaks ise jooksma sealt tagapoortest, lööma selle 4 ja 10 lahti. Vaatame, kas ta seda üritab. Kas läheb valge hoopis? Hopsti käsipall. Ja see sama probleem on sealt mängu alguses juba olnud, et mängus oli seal veel 3 kuuli. Ja siin oleks vaja kutsuda kohtunik. Kindlasti Rahvik sellega kutsub. Ja, nagu näeme. Nagu näeme, nii ongi, jah. Ei ole sealt kõige mugavam lüüa. Ja eriti kui sa tead, et kui sa eksid, siis ja oht on oled, nagu oled see, 5-3 taga kohe. Ja oht on see, et võib tekkida topeltlöök. Ehk see valge kuul on nii lähedal sellele sinise valge triibulisele ja põrkab peale kuulide omavahelist kontakti teist korda vastu kii otsa. Ja see on viga. See on nagu topeltlöök. See käib nii kiiresti, et tihti peale sellised algajad mängijad ei saa sellest aru. Ei saa arugi, jah. Ja, et see tuleb kogemustega. Jah, ja et ei tekiks vaidlusi, et kas oli õige löök, siis selle jaoks ongi nagu kohtunik. Selle jaoks on meil Leedust kohtunik toodud. Jah, kes siis ka on ametis eurotuuridel.
10 on väga raske isegi käsipalliga lüüa praegu sealt üle number 4. tead, mis siin võiks teha või? Siin võiks selle 10 lasta dubletti. 9 on augu ees, koolid 9. Jaa, väga Ja hea tegi- mõte, aga siis oleks jäänud 4-6 peale. Nii-öelda kombo. No ta teeb nüüd sinu. Jaa, aga nüüd oli palju raskem nurk. Ja isegi kui üks sisse löönud, oleks 9 taha peitu jäänud ka veel. Et huvitav, miks ta valge nii kaugele üldse tõi. Ohi. Jaa, aga selle laua peal see oht on. Kui sa lähed natukene kõvasti lööma, siis Jaa, see aga- oht on. Meil on olnud selline mäng ka, et siin algusest peale selle mängu võitjat on väga raske anda ennustada. Nagu ma alguses ennustasin, et 15 minutit. Ma ei tea, ma neid päris ei vaadanud kella, aga midagi sinna kanti see on läinud ka. Jaa, aga mis meil selle vastu saab olla? Jaa, et Nii. no nii, tundub, et 4-4. lõpuks saime sellest mängust lahti. Saab 4-4. Ja ongi nii. Jah, ütleme, et siin ülejäänud lauad, mis meil saalis on, et seal oleks kindlasti nagu selline löök, mida Rahvik viimasena tegi, sisse läinud. Aga just selle turnament laua peal, siin oli näha jäi augu vahele. Ja kindlasti väga tähtis võit oli see Jeltsini, nagu näha, ta oli päris närvi minemas siin juba, et nüüd saab veidike maha rahuneda. Praegu on täiesti 50-50 kõik. Mängitakse 3 võiduni, alguses mängiti 7 võiduni. Jah, kui meil oleks nüüd 5 võiduni, siis praegu olekski seis hill-hill. Vot ei näinud, läks midagi. Läks ja et tundub, et natuke soodsam laud ja kui eelmine kord, et siit ennustaks üks 3-minutilist run-out'i Rahvika poolt. Mida sina valiksid? Üks päev oleks. Ma vaatan, kas see number 4 vist ei mängi, et ülejäänud mängivad. Et siis pigem tuleb triibuline võtta. Aga Võtabki triibul. ei, ühe värvi. Okei, no number 3-ga on võimalik see number. See 4 jah, liigutada paremasse. Ja, et see number 3 on väga lähedal seal. Või äkki nüüd 2 pealt jätab selle. Ei, 5 pealt jätab 3-le täpselt siukse nurga, et saab 4 kohe sealt minema lüüa. Täpselt nii ta teebki. Ja nüüd ükskõik, mis ta valgega ei teeks, et see number 4 läheb sealt igal juhul minema. Peab vist arvestama, kuidas valge seal. Oi, sellist eksimust. Kas ka närvid hakkavad mängima? Ja, siin on mehed on pinges. Et see kiirrong, mis tagant tuli, et seal on nagu pidurit tõmmatud. Kohtunik on töös jälle. Ja, teine mäng sai meil juba paarkümmend minutit tagasi läbi. Näeme, siin on umbes 4 peal. Vaatame, mis Jeltsin suudab selle olukorras. Esmapilgul tundub, et probleeme ei ole, aga nagu näha, siis probleeme leiab. Kui see kaamera läheb teise nurga alla, siis me näeme seal laua keskel, mis seal ümber 8 toimub. Aha, tegelikult on kõik kuulid täitsa Ja, et löödavad. kui jätad sellel rohelise triibule veel siukse nurga, et saad need midagi sealt ära liigutada, et siis läheb see laud ikka tunduvalt lihtsamaks. Vaatame, mis Jeltsin siit suudab. Jeltsin on üldse nagu kiire mängija. Aga selle kiirustamisega aeg-ajalt tekivad just positsiooni vead sisse.
ja tegelikult on meil Eesti meistrivõistlused korra aastas, et võiks see natuke aega võtta. Jah, seda enam, kui sa juba nii kaugele oled jõudnud. Täpselt, aga see iga mängija Oma rütmiga. oma rütmiga täpselt, et võib-olla unustabki niimoodi ära selle närvitsemise. Nii. Kas paneb natuke alla vinti ja tõmbab selle? Või no nüüd läks küll nihu. Läks nagu jah, läppama. Nüüd peab arvatavasti seda punast triibulist mängima. Mis kindlasti selle lava peal oli kõige lihtsam löök. Ja nüüd see sama probleem jäi, millest Peep ennem rääkis, et see must ja roheline. Et jälle see lõppu jätta ei ole kõige parem. Alati mõistlik need probleemid alguses ära lahendada. Aga siin oligi jälle ikkagi see kiirustamine ja positsiooni mäng. Et sul on ikkagi 8 pallis, sul on hästi palju erinevaid variante. Et kui sa probleemi lahendad alguses ära, sul on suur tõenäosus, et midagi ikka jääb. Lauda minnakse ikkagi mingisuguse plaaniga. Et vaatad järjekorra ära ja niimoodi hakkad laskma, aga kui see natukene positsiooni viga tuleb, siis jah, alguses on 8 pallis nagu võimalik oma plaani veel muuta. Et sul on teised kuulid ka olemas. Nii. Väristab läbi servade sisse selle. Nii, kas see 4 läheb pärast keskele või? 4 läheb samasse auku. Oi! Nüüd on Oi, see mäng on ikka mees. Ka kiirustas. Käsi lauale ja kohe löök. Väga huvitava mängu olema valinud siia. Kaks meest teevad meil Avemega nalja. Ja, et kindlasti nad sellise mänguga nii kaugele oli jõudnud, et eks nad mõlemad seda tunnistavad. Et tegelikult on nad enamaks võimelised. Jah, aga laud on nüüd raskem ka. Kitsamate aukudega. Jah, aga... Ja kaamerad ka peal. See löök, mida me Rahvikult just nägime, see oleks läinud isegi Peep oskab öelda, kus see... Kas sa tahtsid öelda, et isegi minul või? Ei, ma räägin lauast, et see löök oleks läinud kusagil laua peal sisse. Kõik kui suured need augud ka ei ole. Väga taktikaline mäng on meil siin. Tundus nagu algus lihtne, aga nüüd on sellest mõne kuuliga teinud jälle niisuguse malemängu. Täpselt probleemi ei näinud, aga nüüd on jälle... Kõik on samas mängitavad, aga Rahvikul ei ole soodsat avalööki, millega alustada. Vaata, mis teid välja mõtleb. Mina prooviks lihtsalt valge veeretada vastu seda punast. Niimoodi, et kataks ära kõik nurgad. Jeltsinile. Ma triibulist lüüa. Mis Rahvik mõtleb siit. Ma arvan, et Tõnis oleks ise tahtnud praegu poolfinaali mängida. Selles mängus nägime natuke teist taset. Kindlasti need mehed veel koguvad ennast, ma arvan, et siin lõpupoole näeme natuke paremat klassi. Aga mine tea, äkki ongi lõpuni male mäng. Nii otsustab, vaata, 4 omal paremini sättida ja samas jah. Ja tegelikult väga kaval löök. Isegi veel parem variant, kui minu poolt pakuta. Sellepärast mind siin ei olegi võib-olla. No aga päeva sa alustasid ometi. Kahjuks ei alustanud. Endal ei klappinud see kvalifikatsiooni graafik. Ja see aasta oli siis
uus formaat, et ei olnudki nii, et kõik soovijad saavad Eesti meistrivõistlustel mängida, vaid meistriliiga 16 paremat. 8 parimat. ja minu teada oli ka 8 ja siis ülejäänud tuli Siis nii-öelda koondisest ja siis oli eraldi kvalifikatsiooniturniir, ja kus siis tuli veel 16. Et ikkagi siia kõik, kes pääsesid, need on ikkagi tasemega mängumehed. need on kõik selle ära teeninud. Jah. Nii. Ja nüüd tundub, et natukene on ikkagi, et vahepeal tundus, et need kuulid lähevad täiesti kokku, aga Ei ole kõige lihtsam löök. kõige lihtsam löök ei ole, aga ma arvan, see mängib ilusasti sinna taha. Ja augu keskel. Olemas. Hea löök. Rahvik ei ole ise ka rahul, kuigi on 5-4 ees. Näost oli näha. Kas meil kipub sinna Hill-Hilli poole või? No siin me ju oleme. Jah, homme siis mängime 9 palli. Et kõik on oodatud Hill-Hill piljardiklubisse vaatama, näete hea tasemega mängu. Võib-olla hakkate isegi veel mängima. Nagu näha, saal on rahvast täis, et praegu on 4 inimest. Ja, aga me ei näe siin, mis need teised lauad teevad. Sest seal on ju täitsa meil masid. Saal on täitsa täis. Piljard on muutunud meil populaarseks. Ja, et siin tele petab, aga siin on kõvasti rahvast praegu. Tulge kindlasti kõik vaatama, jõuate veel finaali ajaks siia. Viimaste aastatega on ikkagi täitsa kõvasti harrastajaid juurde tuld ja võistlusportlasi ja Kristjan Kuusik on head tööd selle nimel teinud, kes veab ka Kalevi piljardikooli. Ja nüüd on hea, et on selline suurepärane koht, kus käia seda piljardit mängimas siin Telliskivis. Et ega vist jah, enamus piljardisportlased käivadki siin mängimas, et ega neil mujale saalidesse vist väga asja ei ole. Sest et kuulika, mida siin mängimiseks kasutatakse, need on Aramid kuulid. Ja Belgia firma. Jah, millega mängitakse ka Eurotuuri. Ja täpselt seesama laud peaks samamoodi olema Eurotuuri laud, mida me praegu näeme, et millega maailma parem ikka mängib. Eurotuuril on küll dünaamikulauad, aga need ei erine palju. See on küll Brunsviki laud, aga põhimõtteliselt jah, väga-väga ligilähedane. No jah, et mängivad täpselt samamoodi. Tundub, et lähme mänguga edasi, et Jeltsin avalöök. Vaatame, kas suudab vastata Rahviku. Ja siin ei tohiks, Jeltsin peaks ennast kokku võtma ja et kui tahta siin veel midagi pakkuda meile, et siis ei tohiks nagu Rahvikut eest ära lasta. See avalöök oli jälle, lõi nagu pakist või esimesest kuulist natukene mööda. Ja nagu näeme jälle. Male mäng on peale pandud. Kipub sinna poole, jah. Kuigi seekord tegelikult triip on jaa, päris. triibulisega siin aga saa see esimene ei tohiks nii palju probleeme olla. aga katsu see esimene triibuline sisse saada, et jätkata triibulistega. Kohe näeme, mis Rahvik teeb. Ma arvan, et ta läheb põrget number 13. Okei, läks lihtsalt kaitselöök.
Siis ta ikka vist tahaks nüüd triibuliselt kätte saada. Ja kui Jeltsin tunneks ennast väga kindlalt, siis ta lööks selle 9 taha ära ja lõpetaks mängu ära, aga vaatame, mis ta teeb. No, vist läheb seda. Nagu näha, ei ole mehed siin väga kindlalt ennast tundnud, et kõik löögid tunduvad väga võimatud. Ja Jeltsin on ka hoo maha võtnud. Ja enne oleks juba käe lauale pannud ja virutanud. Ja löök. Väga hea löök. Nii, kas siit tuleb nüüd lõpp? Vaatame, üks löök korraga peab. Jah, ikkagi poolfinaal ja ongi väike paigutuse viga ja löögikord läheb üle. Siin ma näen, kui see roosa mängib sealt musta kõrvalt, et siis ma näen ainuke probleem on siin need roheline 14 ja pruun 15 triibuline. Et ühe nendest nii-öelda nagu ühest nendest lahti saad, siis ei tohiks see probleem olla. Ja väga ideaalselt tõigi selle 15-le praegu. Nii, aga nüüd saab need mõlemad kuulid ära lahendada. Ma arvan, et pigem ta toob kas sealt tiiruga siia keskele või lööb selle musta kõrvalt sinna keskele auku. Pruun valge löö ära, veereta natuke peale ja oledki juba järgmise kuuli peal. Ma arvan, pigem ta lööb. Vaatame, mis ta teeb. Okei, ta lööb taha sinna. Keskele. Seda võib mõlemale lüüa. Jaa, et kumb lööb sulle rohkem meeldib. Kui keskele lööb, siis jääb siia keskele augu peale löök. Kui taha lööb, siis on selle musta kõrval. Jaa, tundub, et Jeltsin on natuke maha rahanud, et rasked löögid lähevad augu keskele juba. Vaatame, mis siit edasi saab. Nii. Peaks läbi olema. Natuke vale nurk peab tooma üle laua nii-öelda, et valge muudutab siit 1, 2, 3 poorti. Ja kui sa tõmbad lihtsalt tagasi ja pehme löögiga. Ma arvan, et nii kindlalt ennast ei tunne. Ringiga tooma. Ja, ringiga tooma. Natuke, aga ei tohiks probleemi olla selle löögiga. Tegelikult ideaalselt tõi. Ja ongi 5-5. Väga hea mäng. Et nagu Peep rääkis, et liigume hill takti. Ja nagu nägid, et võttis hoo maha, mõtles enne lööki, ei läinud uisapäisa tormates ja tulemus on olemas 5-5. Kindlasti siit kõrvalt on näha, et Jeltsin natuke maha rahunenud. Vaatan, mille graafik nüüd vastab oma korda. Ma arvan, et Rafik ei oodanud niisugust vastupanu. Vaatame. Jah, see viimane räkk oli väga hästi mängitud Jeltsini poolt. Ja, et samamoodi tundus, et kuulid on kõik koos, aga tegelikult seal triibulised olid väga hästi laiali. Et see esimene löök Jeltsini poolt tegi selle mänguliselt ära, et no kui nüüd laua peale vaadata, no, peaks nagu läbi olema. Kindlasti siin on värviga, et lihtsalt see number 11 on kinni. Võib-olla saab ainult põrget lüüa siin teisele poole keskele. Tavaliselt sellise klassiga mängus peaks läbi olema, jah, aga nagu täna oleme näinud, siis nii lihtne see ka ei ole. Väga soodsalt praegu Rafiku jaoks.
see 3 löödi, see punane 3 löödi veel paremasse positsiooni. jah, head mängijad valivad kohe räki alguses välja selle, ütleme siis löödavatest kuulidest viimase kuuli, mille pealt oleks mugav tulla siis 8 peale. Praegu kindlasti see number 3 seal kõige paremini, aga vaadata, et kuidas 7 pealt 3 peale tuua, sest järgmine löök on ju meil 4, see roosa siin. Et siis pigem ma arvan, et võib selle 3 ennem lüüa, et tegelikult. Ei, ikka No nüüd pigem ma arvan jah, et number 7 pruun. Tuleb kindlasti, kui ta mängib samasse auku seda 3, siis kindlasti kõvasti vasakule lüüa. Vaatame, kuidas ta lööb. Aha, ta tuleb lihtsalt vastupindiga. Okei, ta tõi, jah. Aga siit peaks olema läbi. Ta on kindlasti läbi, jah. Sarnaselt eelmise mängule, siis kas Rahvik saab samamoodi ennast lõpus käima? Ja tundub, et nii nagu sa, Karel, ütlesid ennem, et loodame näha paremat kvaliteeti ja nüüd me oleme mõlema mängija poolt näinud. aga see oli mängu esimene nii-öelda puhas laud meil. Eelmisel oli ikkagi Rahvikul väike võimalus. Et nüüd nägime ka nii-öelda, mis tähendab puhas laud. Avad ja lõpetad. Vastane ei tulegi lauda. Jah, ega niimoodi oli Rahviku veerandfinaali mäng ka Tõnis Kraabe vastu viimane. Et avas ja lõpetas ja ega Tõnisel ei olnudki sõna sekka öelda. Ja, et eks Tõnis kindlasti vaidab selle vastu, et tal seal omad võimalused olid, aga no kindlasti mitte viimases räkis. Jaa, aga viimased 2 Rahvik avalööki ta tegi täpselt sama, mis me praegu nägime. Ops. Ja avas praegu Jeltsin avas ja Valge läks keskele. Aga nagu näed, järjekordselt Jeltsin ja avad lähevad Jeltsin ava teeb jälle meile niisuguse huvitava mängu. Tavaliselt seda juhtub suht harva, aga nagu me näeme siin praegu Rahvikul juba on mõtlemist. Kindlasti triibuline on soosivam, sest sellega saab ühe poole võib-olla lahti lüüa sealt. Kui me vaatame seda alumist nurka, kuidas seal kõik kuulid koos on. Lihtsalt nüüd need peale avanud kuulid on positsioneerunud siia meie poole ehk paremale, kui ennem nad olid kõik vasakul. Siit isegi Ronni ja Sullivanil oleks päris raske seda lõpuni lüüa. Nii, aga ma arvan, et aga siit number 10 peaks küll, kui roosale pihta saab, et siis on vähemalt üks pool lahendatud. Nii ongi. Üks pool on lahendatud. Nüüd jääb ainult see number. Kas see on meil? Ühesõnaga roosa-valge. Roosa triibuline, jah. Nii Rahvikul mõtlemist on. Ja kindlasti on tal juba praegu siuke väike nurk olemas, et võiks proovida, aga vaatame, mis ta otsustab. Siukse pika löögi jättis ja täiesti vale nurka minu arvates. See oli huvitav valik praegu. Tal oli võimalik tuua seda valget peaaegu igale poole. Kas ei saa siia olla vindiga, et seda roosat keskele mängida? Või peale? Tal minu arvast siukest nurka siin küll ei ole praegu. Näed, lähebki lihtsalt turvat mängima, jah? Jah, turvalist lööbki siin. Ja Rahvik on niisugune omamoodi kaval mängija, et ega ta ei lähe iga kord riskima. Kui noormängijad või ütleme vähem kogenenud mängijad lähevad ikka üritavad midagi teha, siis Rahvik pigem mängib turvat. 8 pallis, et kui sul on ikka kuulid niimoodi koos, et sul on väga head avamisvõimalust ei ole, et siis... Kuule, aga siin... Ei, siin on kindlasti vale nurk, et ma arvan, et ei löö seda sissegi, et parem, kui see kuul selle augu ees on. Täpselt nii. Nii on parem šanss, et
saab selle kuuliga selle ära lahendada. Kui ta oleks selle kuuli sisse löönud, siis number 10-ga seda lahti aretada oleks ikka päris keeruline juba. Väga taktikalist mängu näeme täna. Siin ikka mõtlemist on. Kuulidele soosinud sükest vaatajatele meeldivat lahtist mängu. Ja midagi snuukri moodi. Täpselt. Rafik tegi väga kõva löögi minu arvates. Mina läksin selle juba ennem teinud, aga ja Rafiku see number 10 valge sinise triibuga. See hoiab nüüd just kinni Jeltsini seda number 4 ja 5. Jeltsin soovibki, et Rafik seda kuhugile ära lööks. Siis oleks temal nagu mäng vaba. Jaa, aga ma seda mängu vaatan, siis Jeltsinil on suht suur tõenäosus, et ta siit mingi vea teeb ja kas... Ja ta nimetas seda auku. Vot see oleks päevalöök olnud. Aga siin Jeltsinil on... Jah, tal on arutamist küll siin. Jaa, aga tegelikult nüüd ootan, et kas kõik kuulid mängivad juba. Kui see number 3-ga praegu alustada. See läheb Rafiku kuuli põrkast sinna nurka. No läkski. See läks otsega läinud, aga... No nii sai Rafiku kuuli minema sealt. Aga Peep teab. Nii oli kindlam löök. Sul eksimisruum oli nagu suurem. See on ka sükene kõige meeldivam löök, see kõik lõige. Ütleme, et väga optimistlik. Jälle hakkab kiirustama. Aga vedas. Aga ütleme nii, et paremini ei saanud jääda valge. Rafikul on vaja siin triibulist jälle kuidagi pihta saada ja näeme, et kõik triibulised on meil siin alumises otsas. Veel üks variant lükata. Sa näed, et sul nii viga tuleb lükata midagi kuulid kokku. Ja, et siin on kindlasti võimalus see number 6 lüüa number 4-ga kokku. Vist. Ja seda ta vist teebki. Ei tei. No, ta läheb... Okei, ta tegelikult... Õige löök. Siin veel täpselt. Aga ta läks veel eriti hästi selles suhtes, et ta pani nüüd number 7 kinni. No, täpsustuseks veel seda, ma vaatsin, et... Okei. Lihtsalt, et kes ei tea, siis kui valge kuul puutub löögikuuli, nii nagu ta praegu läbi mitme boardi lõi, siis peale puudet löögikuuliga peab mingi kuul käima boardis ära. Et kui nüüd ei oleks kuul see roosa-valge veerend boardini välja, siis see oleks olnud viga ja Jeltsinil oleks olnud kasutada käsipall. Ja, et kui ainult valge käib, kas või esimesed 3-4 portet käib nii-öelda seinas. Ja puudutab löögikuuli ja peale seda ükski kuul enam boardet ei puuduta, siis see on viga. Jah, täpselt nii. Vaatame, mis Jeltsin teeb selle number 7-ga seal, et arvan, kui ta seda probleemi praegu ära ei lahenda, siis on koju sõit. Rafikul on meil ühte meil ongi ju läinud, jah. Selle ma jätsin tähele panemata, et Rafikul on ainult ühte võitu vaja. Jeltsin teab, et järgmine viga on saatuslik. On väga määrav, jah. Et minu jaoks läks see malemäng ka juba nii haaravaks, et ma seisva ei vaadanud. Mina prooviks nüüd kaitselööki teha number 5 kokku ja ma arvan, et ta nii tegi ka. Ta ei öelnud, aga tal on võimalik... Ütles küll, jah? Jah, okei. Aga ta ei löönud täiesti kokku, et Rafikul on ikkagi võimalus. 99% siit viga ei tee ikkagi. Ja paneb uuesti ei pand. Selle laua peal igal juhul seda pruuni sinna keskele saada on suht. No seda minna isegi üritama, see on
tundub, et see on täiesti hullumeelsus. valge kuidagi sättida. Kas sinna 8 taha saab sättida või? Sinna musta taha. aga midagi ta lihtsalt mõõtis, vaata, mis ta siin teeb. Jah, see oli niuke juba väike frustratsioon. See oli väga huvitav löök, aga samas ta pani, tundub, et ta pani vist musta. Ei pand. Sa saad ju mängida mustaga teise Trafik okseid. praegu vaataski, aga tundus, et talle meeldis kohe. Tundub, et nüüd on küll. Ja väike pinge ka peal. Jaa, aga siin on täiesti standardlöögid peal. Huvitav, et ta niimoodi midagi mängis. Mina oleks seda 10 ennem löönud. Samas vahet ei ole, vaatame. Läheb uuesti, vaatab seda musta. Kas mängib sinna nurka? Nüüd on tähtis see valge paigutus musta peale. No, see jookseb ise. Natuke kas üle jookseb? Ta jooksebki ise, aga päris õieti ei jookse. Ja natuke kõvasti, aga siin on pinged peal, aga Siin on oht, et see valge tahab natuke vinti panna, et muidu läheb valge keskele. keskele. Natuke paremini vaatame. Ilusti. Ära ütle. Väga hea löök. Ja ongi selgunud teine finalist, Rafi Kadi Kasalov. Ja Mihkel Rehepapp. Ütleme selline paar, kes on korduvalt mänginud. Jääme finaali ootele. Jah. Ärge kaugele minge.